Kell on 7:36, see oli ansambel BDI. Kui mina kunagi kuulsin selle bändi nimi, siis ma mõtlesin selle bändi nimi, kuidas see põh, tõh ja ai. Ai on siis iive. On ju? Väga keeruline, ma neid välismaa grammatikaid üldse ei tunne. Mina mõtlen selle nime BDI, et see on selline Eesti ansambel. BDI on kindlasti tehakse sellest ka cover-ansambel Eestis. Ja tahtsin muidugi selle loo asemel hoopis mängida Rebecca Blacki Friday, I'm glad it's Friday. Tuntud lugu praegu hetkel. 40 miljonit vaatamist YouTube'is. Mängime seda kunagi hiljem. See on väga hea lugu, see tõmbab kohe käima. See paneb selle fucking peo käima, ütleks selle peale. Väga tore, meil on nüüd looma ja uudiste aeg. Aga rõõm on jälle tõdeda, et Postimehes looma ja uudiseid nicht ei ole. Jällegi homses Postimehes mida helli, eks ju tahaks küsida. Aga minu kiired käed leidsid internetist sellele asenduseks palju parema uudise. Nimelt on nüüd kõikidel hülgekaitsjatel hea meel jällegi tõdeda, et hülgepiilujate elu on raskeks tehtud, kuna siis hülgekaamera töö, mis siis hülgekaamera töötab siis Vilsandi lähedal ühel väikesaarel. Hülgekaamera töö on nüüd katkenud ja juba mitu päeva pole pilti enam näha, nii et kõik hülgepiilujad on praegu tõesti värisevad uudisimu käest, mis siis toimub. Ja uuriti siis hülgeuurija Ivar Jüssi käest, kes ütleb, et sellega on mingisugune jama. Kaamera töötas väga mõnusasti, kuid paar päeva tagasi läks midagi rikki ja praegu pole võimalik siis sinna uurima minna, sest et jääd ei ole. Ja Ivar arvab siis, et ülekandesüsteem töötab, aga millegipärast on kaamera ja ülekandesüsteemi vahel mingisugune jama. Minu kahtlus on see, et rebased võivad olla kaabli katki hammustanud. Ohaa. Ja kahtlus langeb rebastele seetõttu siis, et paar päeva tagasi, kui ilmusid kõigepealt saarele rebased ja siis läks veel paar päeva ja kustus kaamera pilt ära. Enne seda oli 2 rebast ka kaameras näha. Ilmselt läksid rebased mööda jääd saarele, jää kadus ära, tagasi nad enam ei saanud. Ja hakkasid siis tšekkima, mis värk on ja kuna rebased on väga uudishimulikud ja igasugused kõikvõimalikke asju hammustavad ja närivad, siis närisid nad ka ilmselt siis hülgekaamera kaabli katki. Rebane on niisugune uue kooli rott või? Rebane on täiega ja uue kooli rott, jah, põhimõtteliselt. New rat. Metsatuvi. Metsakajakas. Sest tuvi on ju tiibadega rott teadu pärast. Ja. Metsakajakas oleks parem. Kajakas on... Metsakajakas. Kajakas on isegi rohkem rott kui tuvi. Seda küll, jah. Kui ta linnas elab. Jah, tuvisid üldse on viimasel ajal vähe näha kuidagi. Tuvid on vaikseks, tuvid on nagu... Ära söödud. Ma arvan, et on mingid uut usku, et neil ei ole vaja nagu rapsida niimoodi. Aga tõestada, et nad on palverännakule läinud. Nad ei ole vaja tõestada enam, et nad tuvid on, et on üks löllusid. Võtavad seda iseenesest nüüd. Aga mis rebastest edasi saab, mis sa arvad? Ma hakkasin üldse mõtlema, et tõesti, et kes need perverdid üldse on, kes panid sinna selle hülgekaamera üles? Need on mingi hülgefiilid või? Hülgepiilujad. Peeping-tommid. Aga tead, mis juhtub rebastega või? No. Kui nüüd jääd tagasi ei tule, siis nad surevad sinna nälga. Nii ütleb hülgeüürija Ivar Jüssi. Nagu kas nad siis kala ei oska püüda või? Ei oska midagi kala püüda. Midagi maast ikka leiavad. Kala nad oskavad püüda ainult Taadi Ree pealt, mäletame multifilmist omaaegsest. Ei mäleta, aga nad saavad seda kaablit edasi lutsutada ju. No sealt ei ole midagi süüa, see isolatsioon seal on kunstmaterjalist ja ega see eriti kõhtu ei täida. Võib olla ka niimoodi, et nad ikkagi kohanevad, sest rebane on väga kohanev loom. Tingimustega tekib uus liik taimetoitlane rebane. Niisugune ürdirebane. Ürdirebane, kellel on väga hõrk liha, siis kuna ta raipeid enam ei söö ja võib-olla tõesti, jah. Aga muide hüljestel on täna mõne talv olnud väga meeltmööda. Meri jääs selleks istusid hülged koos poegadega rõõmsalt saarel, ootasid siis, kuni vesi lahti läks. Rõõmsalt istusid? Ja rõõmsalt istusid. See oli kaamerast näha või? Kaamerast on näha, sest hülgeuurijad muud ei teinud, kui siis... Ei oleme siin hülged. No hülged käisid ja tegid neid suuri smiley nägusid jää peale. Pühkisid lume ära ja siis tegid jää alt puhusid nii-öelda need smiley'd välja. Kas nad teadsid, et kaamera seal on? Muidugi teadsid, ega see hülged ei ole mingid lollid. Aga rebased hülgepoegi süüa ei saa, tead miks? Miks? Sest hülgepojad on juba rebastest suuremad. No aga okei. No võt, nii palju... Ma tuleb meelde küll, et paar korda öösel ma lülitasin sisse hülgekaamera, see oli mingi 3:30 paiku, tavaliselt inimesed magavad. Ja lülitasin sisse ja ma nägin, et hülged olid
oma need kostüümid ära võtnud seljast, millised nad päriselt on. Päris rõvedad. Kas see vastab tõele, et nad tegelikult, et need hülged on ikkagi inuitid, kes on siis pagendatud oma kodust ja on siis tulnud siia elama? Hästi peeniksid jalgadega kalad. Ja paljad. Soomustega. Roosad. Ja jalad on roosad, jah. Iik! On. Päris rõvedad, nii et... ongi hea, et see katki läks see kaamera. Ongi ettevaatlikud.